tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast. Tere taas vaatama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Ja seekord me räägime aju vananemisest. Räägime sellest, millest aju vananemine alguse saab, kas see, kuidas meie aju vananeb, on pigem pärilik või saame siiski päris palju ise ära teha, et meie aju kauem nooruslikuna püsiks. Räägime ka sellest, kas tõepoolest on nii, et sudokud, ristsõnad, hea uni, liikumine ja õige toit aitavad sellele kaasa, et oleme kauem särtsakad ja värsked ka oma mõtetes. Ja loomulikult räägime sellest, et mida siis teha, kui esimesed häirivamad vananemise ilmingud hakkavad tekkima. Ja saates on meil külas Lääne-Tallinna Keskhaigla neuroloog ja närvihaiguste ja psühhiaatria kliiniku ülemarst juhataja doktor Katrin Kross-Paju. Tere tulemast! Tere! No, alustame vast sellest, et kas see, et kuidas me nagu aru saame aju vananemisest, on aja jooksul või hilisemate perioodide jooksul nagu kuidagi nagu muutunud. Kas varem arvati sellest kuidagi teisiti kui praegu? No väga palju on muutunud, et võib-olla kõige olulisem on kohe alguses ära öelda, et ka neuroloogide ja neuroteadlaste hulgas just need protsessid, mis on seotud aju vananemisega, kindlasti on fookuses. Ja tänapäeval me mõistame üha rohkem seda, et olukorras, nagu sageli öeldakse, et me saame südant ära vahetada ja neerud vahetada ja võib-olla maksa asendada, et peaaju me ju asendada ei saa. Ja tõesti, et mida kauem me elame, siis me peame siis leppima sellega, et milline see peaaju on. Aga arusaamad on väga palju muutunud, et see ei ole väga ammu, võib-olla 30 aastat tagasi veel, kui arvati, et vanemas eas unustamine on normaalne ja öeldi ka, see on selline õnnis või õnnis unustamine ja see on normaalne. Aga mida aeg edasi, seda rohkem me oleme pööranud tähelepanu ikkagi ka nendele põhjustele ja tänapäeval lihtsalt öelda kellelegi, et sa unustad sellepärast, et sa oled vana, sellist asja ei ole olemas, et tänapäeval on ikkagi olukord selline, et kui inimene unustab oma vanusest rohkem, siis kindlasti ta peaks sattuma siis arsti juurde ja me katsume väga täpselt selgitada, et mis selle liigse või suurenenud unustamise põhjus on. Mida meditsiinilises mõttes üldse see aju vananemine tähendab, et mis seal ajus siis toimub, et me ütleme, et nüüd aju vananeb? Kui varakult see algab üldse? See on ka üks huvitav küsimus, et selgub, et ka neuroloogias on vanus väga erineva tähendusega. Et teatud haiguste korral on 60 nagu hirmus vana, aga näiteks kui me räägime nüüd mäluhäiretega või dementsusega kulgevatest haigustest, siis ikkagi 55-65 on väga-väga noor. Nii et selles mõttes protsessid muidugi algavad juba võib-olla enne 50. eluaastat, aga ilmnevad siiski pärast 50. eluaastat, aga eeskätt ikkagi pärast 60. 65. eluaastat. Ja see peaaju vananemine ei ole enamasti üks konkreetne protsess, et seal on hästi palju erinevaid faktoreid ja mida kauem inimene elab, siis seda rohkem ka need väga erinevad faktorid ilmnevad. Nii et on näidatud ka, et inimestel, kes on võib-olla 100 ja rohkem aastat vanad, et nendel on korraga peaajus sellised muutused, mis on tavaliselt näiteks Parkinsoni haiguse korral, sellised muutused, mis on näiteks Alzheimeri haiguse korral, samal ajal on neil võib-olla ka veresoonte kahjustusest tingitud nii-öelda mikroinsuldid või väikeste veresoonte haigust ja veel muid muutusi. Nii et omamoodi on see kõik kokku, miks siis kõrges eas need mäluhäired tekivad. Aga loomulikult, kui me vaatame nooremaid inimesi, siis seal me saame olla sageli palju nagu spetsiifilisemad siiski nende põhjuste selgitamisel. No kui palju inimesel üldse on võimalik ise oma seda aju tervist ja vananemisprotsessi mõjutada? Kas me üldse saame midagi teha?
No päris algusest rääkima hakata seda teemat, siis tuleb rõhutada, et kõik tavalised asjad, mida me niigi väga hästi teame, oluliselt mõjutavad peaaju tervist. Sealhulgas tõepoolest ka vahemhere dieet või selline tervislik toitumine, mõõdukas liikumine, aga väga tähtis on ka näiteks vererõhu kontrolli all hoidmine. Kui inimesel on südamerütmi häired, siis vastavalt siis arstide soovitusele selle ravi tegemine. Kui on kolesterool kõrge, siis vastavalt ravimite võtmine. Ja tuleks siin võib-olla ka alla kriipsutada, et enamus nendest faktoritest, mis mõjutavad pikas perspektiivis üldtervist ja muidugi ka peaaju tervist, on need faktorid, mida me ei tunne. Et inimene ei tunne oma kõrget vererõhku, loomulikult ta ei tunne, kui kõrge tema vere kolesterooli sisaldus on. Nii et esimene soovitus on ikkagi oma tervist jälgida, käia arsti juures ja päris lihtsaid asju tuleks siis tegelikult jälgida ja sealjuures siis muidugi toitumine, liikumine ja ka ülekaal tegelikult. Nii et alustame väga lihtsatest asjadest. Kui nüüd tulla tagasi või edasi minna nende faktoritega, mida kas ja mida inimene veel ise teha saab, siis väga sageli tuntakse selle vastu ka huvi, et kui palju mõjutab meie haridus, kui palju mõjutab meie vaimne aktiivsus, kui palju see võiks mõjutada peaaju tervist. Ja ehk intuitiivselt kindlasti tundub, et nagu öeldakse ka, et kui ma oma peaaju kasuta, siis loomulikult ta hakkab töötamast, et nii nagu ma võib-olla ei kõnni jalgadega, muutuvad jalad nõrgaks. Aga hoolimata sellest intuitiivselt see tundub nii ilmne, et tegelikult meil ei ole kaua aega olnud väga kindlaid andmeid selle kohta, et need vaimsed pingutust nõudvad tegevused aitavad kaasa ka peaaju vaimsete funktsioonide säilimisele. Ja see on seotud sellega, et sageli me näeme siin tagurpidi seost, et kui inimese vaimne võimekus on kõrge, siis ta loomulikult ta käib võib-olla rohkem teatris, loeb, võib-olla ta lahendab ristsõnu, nii et siin on ka tagurpidi seos kindlasti olemas. Ja vastupidi ka, et kui inimese vaimne võimekus on madal, tal ei ole ka võib-olla võimekust osaleda sellistes sotsiaalselt aktiivsetes tegevustes, nii et alati, kui ka neid uuringuid lugeda, me peame ettevaatlikud olema, et me mõistame, mida tegelikult me näeme nende uuringute tulemusena. Aga kas võib ka nii olla, et kui inimese vaimne võimekus on kõrge ja siis hakkab see aju vananema, siis tema ise ja tema lähedased saavad sellest kiiremini aru, et midagi toimub? Enamuse mäluhäiretega kulgevate haiguste korral on üks väga oluline eripära, et see on peaaegu diagnoosikriteerium, et inimesel endal puudub võime aru saada, et midagi on halvemaks läinud. Nii et igapäevaelus on see seos ka tagurpidine, et mida rohkem inimene oskab kaevata, mida ta kõike võib-olla unustab või millises situatsioonis ta ei ole võib-olla väga hästi hakkama saanud või ta kirjeldab väga täpselt, kuidas ta kõike unustab, siis väga sageli selle taga on pigem rohkem ärevust ja pigem võib-olla mingi stressi situatsioone ja väga sageli on vastupidi, et inimene, kes päriselt unustab, tulebki arstikabinetti. Ta unustas ära, et ta unustas. Ja ütlebki, et mul ei ole midagi viga, et võib-olla ma unustan rohkem kui teised, aga mulegi vanem. See on normaalne asi, et mul on hoopis või sageli siis nad ütlevad ka arstikabinetis, mul on hoopis, ma ei tea, peavalutab või südame rütmihäired. Nii et tegelikult see nagu ei aita, et kui need mäluhäired juba olemas on, siis varasem haridustase selles mõttes seda haiguskriitikat või seda tunnetust, et midagi valesti on, ja see kahjuks ei aita. No kui hakata rääkima juba mäluhäiretest või isegi nagu dementsuse ilmingutest, siis kui inimesed jälgivad ise ennast või siis oma lähedasi, siis millised muutused on sellised, mis on normaalsed ja millised muutused on sellised, mis võiks olla juba häirekellaks, et peaks vist minema arsti juurde? No vanemas eas on paljud asjad normaalsed, et esiteks võtavad kõik asjad rohkem aega, see on normaalne. Nii et vahel noortele on ka tasub öelda, et kui vanaemal kulub terve õhtupoolik selleks, et ette valmistada õhtusööki, siis see on normaalne. Samamoodi kõik see, mis on seotud arvutamisega, et see muutub aeglasemaks ja võib-olla ka mitte nii käepäraseks. Teatud funktsioonid ei muutu nii väga, et näiteks kui inimene on ka võib-olla elu jooksul ka rohkem raamatuid lugenud või keeleliselt keelt rohkem eesti keelt või ükskõik keelt rohkem kasutanud, siis ka keelelised võimed võib-olla langevad, aga nad ei muutu nii nõrkadeks. Samal ajal näiteks ikkagi lühimälu võib halveneda vanemas eas, see on ka normaalne. Kas selline asi nagu tegevuste planeerimine või millegi organiseerimine, siis see ka nagu muutub? No see ongi see, et miks kõik rohkem aega võtab. Ja sellist, nagu te alguses ütlesite, sellist särtsakust, et teeks kiirelt plaani ja kiirelt viiks ellu, et vanemas eas seda ei ole.
ole. Aga siin peab ka nagu suhtuma võib-olla natuke nagu teatud kriitilisusega, et võib-olla noorena, kui on lapsed väiksed ja vaja seda teist ja kolmandat teha, et inimene peab täiesti tahtmata ennast kokku võtma ja kiiresti suruma teatud tegevused lühikese ajavahemikku, aga vanemas eas, kui ongi terve päev, et siis võib-olla ei ole ka põhjust niimoodi siis on ka joosta. Tore aeglaselt teha, ja siis ei ole võib-olla põhjust joosta igisena edasi-tagasi, et kiirelt võib-olla lauda katta, et kui seda võib teha ka natuke rahulikumas tempos. Aga põhimõtteliselt need on tõesti normaalsed asjad, mis vanemas eas juhtuvad. No millest see kuidagi see erinevus ikkagi nagu tuleneb, et nagu mõni on ikka täitsa särtsakas ja väga selge mõtlemisega ka kõrges eas, et kus nemad siis nagu teistmoodi on? Et kas uuringud ütlevad, et nagu niimoodi, et nagu nende kehas on mingid asjad kuidagi, ma ei tea, paremas korras? Tavaliselt küll mõjuvad need samad asjad, millest pisut juttu oli juba, ehk et see üldine tervis, üldine peaaju tervis, aga kindlasti loeb väga palju ka see niinimetatud kognitiivne reserv, ehk et nii palju, kui inimene oma elu jooksul on peaaju tõesti pingutanud ja teinud vaimse tööd, pidanud pingutama just mõtlemise ja seoste loomisega, siis tõepoolest, et peajurakkude vahel on ka tekkinud rohkem seoseid ja selles mõttes ka, et isegi sel juhul, kui seal tekib kergem kahjustus, võib-olla mis on vanemas eas normaalne, need peajurakkude omavahelised seosed, et neid on nii palju rohkem, et ka nende teiste seoste kaudu ikkagi inimene saab funktsioneerida nagu paremini. Ja seda on näidatud päris paljudes uuringutes, et üks selline väga legendaarne Notre Dame'i nunnade uuring oli, kus kõrges eas nunnasid siis uuriti ja vaadati, mis on nende vaimne võimekus. Ja siis selgus, et need üle 80-aastased daamid, need, kes oli 18-aastaselt kirjutanud väga ilusa essee, miks nad kloostrisse tahavad astuda, siis selgus, et üle 80-aastaselt oli ka nende vaimne võimekus parem, aga see essee siis näitas seda, et nende kognitiivne reserv oli palju parem. Nii et tegelikult neid uuringuid on tehtud muidugi ja loomulikult see aitab, aga jällegi teatud piirini, et kui me ikkagi räägime teatud dementsust põhjustavatest haigustest, siis ka see kognitiivne reserv aitab kuhu teatud piirini, et teatud hetkest ikkagi, et kui see kahjustus ületab kompensatsioonivõimekused, siis tekivad ka sümptomid. Kui inimene mõtleb selle peale, et huvitav, et milline see minu aju tervis saab olema kõrges eas, et kas siis tasub nagu vaadata ka nagu oma vanemate ja vanavanemate poole, et kui palju see geneetika siin rolli mängib? Ikka, et tänapäeval on meil geneetilised uuringud hoopis teise tähendusega, kui nad on olnud palju aastaid, et Eestis on geneetika ülikõrgel tasemel ja ka need geneetilised uuringud on meil väga hästi kättesaadavad. Siiski, ma ei tea, kas on õnn või õnnetus, aga siiski selliseid dementsusega kulgevaid haigusi, mis on sõna otseses mõttes geneetilised, ehk et inimesed pärivadki oma vanematelt geenid ja haigestuvad siis 60, 70 või ka 80 aastaselt selle geeni muutusest tingitud dementsusesse, et need dementsused on väga-väga haruldased. Et enamasti me näeme ikkagi selliseid dementsusega kulgevaid haigusi, mis on otseselt seotud vanusega ja otseselt sellist geneetilist seost, et on olemas üks geen või geenimutatsioon või geenimuutus, mis seda haigust põhjustab. Ja seda me siiski me näeme väga-väga harva. Kas on, ma ei tea, kas on nagu võimalik välja tuua nagu mingisuguseid näiteid, nagu konkreetseid näiteid, et kuidas nagu aru saada, et ahaa, et nüüd mu aju juba teeb nagu trikke või et nüüd mu ema või isa aju juba ei tööta nii nagu varem või on need nii individuaalsed, et kui hakata siin neid nüüd midagi välja tooma, siis inimesed jäävad nagu selle ühe asja külge kinni ja jäävad seda ühte asja jälgima ja võib-olla saavad asjast valesti aru. Nagu ma enne ütlesin ka, et tegelikult on nii hästi, nii kui inimene ise tunnetab, et midagi on halvasti paradoksaalsel kombel. Ehk et suur osa nendest inimestest, kes kurdavad, et nende mälu on nii halb, et nad ei leia, ma ei tea, hommikul autovõtmeid ja unustavad asjad ja tööl õnneks on ikkagi hakkama saamine hea, aga võt kõik see, mis on koduga seotud, et abikaasa annab mingi korralduse ja see on peast täiesti nagu pühitud. Et nendel kõikidel juhtudel peaaegu valdavalt, et on tegemist tõesti
tõesti ärevuse foonil tekkinud niisuguse hajameelsusega. Nüüd, kui räägid nii, et selles mõttes iseennast jälgida, selles mõttes ei ole nagu võimalik. Aga kui nüüd rääkida lastest, kes jälgivad või lastelastest, kes jälgivad oma vanemaid või vanavanemaid, siis kõik need tavalised viited on väga tähtsad, tõesti unustamine või kas või see, et vanaema või ema helistab 10 korda ühe ja sama asja pärast ühe päeva jooksul ja on tõesti unustanud, et ta on helistanud. See on üsna tavapärane, aga ma arvan, et inimesed on sellega ka harjunud. Küll aga, millega me ei ole harjunud ja millest on raskem aru saada, on see, kui tekib iseloomumuutus. Et kui tekib iseloomumuutus, mis on näiteks apaatiat, inimene ei tahagi või see vanem inimene, ta ei taha võib-olla kuhugi minna või midagi teha või ta ei taha suhelda või tule toastki välja, kui me külla läheme. Või vastupidi, et on selline kuri või tema või selline nagu pahane kogu aeg või solvunud. Ja siis me pigem tavaliselt kipume mõtlema, et aga võib-olla ongi halb päev või äkki ma ise midagi ütlesin. Et võib-olla nendel iseloomumuutustele tasub kiiremini tähelepanu pöörata. Sellepärast, et mitte kõik vaimse võimekusega seotud probleemid ei ole sellised haigused, mida ravida ei saa. Et meil on ju ka terve hulk selliseid haigusi, mida tegelikult saab ravida. Miks need iseloomumuutused nagu tekivad või et mis meie kehas toimub, et selle tulemuseks on iseloomumuutus? Peaaju on hästi organiseeritud selles mõttes, et igal asjal on oma keskus ja sõltub sellest, kuhu keskusesse kahjustus satub, täpselt selliseks me muutume, et me oleme täielikult oma ajuorjad, et kui see kahjustus tekib kõnekeskusesse, mis rääkida, kui kahjustus tekib sinna, mis reguleerib meie emotsioone ja sotsiaalset käitumist, siis me kaotame sotsiaalsed oskused, sotsiaalse kontrolli oma käitumise üle sõltumata sellest, mis meie tagapõhi on. Nii et see sõltub lihtsalt sellest, kuhu tekib kahjustus. Lähedastel on vist päris keeruline selliste olukordadega toime tulla, et see inimene, keda nemad on terve elu tundnud, ei ole enam päris see inimene. Seda alati rõhutatakse, et kui inimene murrab jalaluu ja tal on valge kips, see on kaugele näha, et on haige, aga et kui inimene näeb välja nagu tavapäraselt, aga käitub teistmoodi, et siis on sellega väga raske leppida. Ja me teame seda ka, et sageli ju ka see haigus muudab ka inimese mõtteid, nii et ei ole ka ju ebatavaline, et see mäluhäiretega kulgeva haigusega inimene teatab oma lähedastele ka, et on neid eluaeg vihanud või ta ootab nende surma või et ma ei taha, et sa mu tütar oled või et see on kõige kohutavam päev, kui sa sündisid, et mis ei ole kuidagi moodi seotud selle varasema inimesega, vaid lihtsalt viitab sellele, kus see kahjustus parasjagu kuhjunud on. Ma olen nagu kuulnud päris palju lugusid või näiteid sellest, et tõesti, kuidas inimesed räägivad, et nende pere eakas liige on muutunud kuidagi nagu kiuslikuks ja jonnakaks aga kas on selliseid asju ka, et keegi muutub nagu eriti helgeks selle vananemisega seoses? Kõik sõltub kahjustuskohast, et sõltub, et millises täpsemas piirkonnas, et on teatud piirkonnad ka peaajus, et mis suurendavad ju agressiivsust ja teatud piirkonnad peaajus, mis vastupidi tõmbavad tagasi sellist impulsiivsust. Et nagu me teame, et see lendas üle käopesa, et kus seda siis kasutati, eks ole, seda teadmist, et millises piirkonnas on rohkem sellist impulsiivsust genereerivad piirkonnad. Et jah, aga muidugi see on keeruline, et sageli ka, kui ka need lapsed märkavad neid muutusi ja paluvad siis oma lähedast, et lähme arsti juurde, siis neid sageli ju ka keelduvad. Ja samas olukorras on ka ju arstid, et kui inimene ikkagi keeldub teatud uuringutest, et ega enamasti me ei saa ju midagi teha. Aga kui me nüüd ise mõtleme oma aju tervise peale, et siis ei tea, kas mingis vanuses peaks hakkama nagu rohkem sellega tegelema, vaid kas juba 30-ndates või 50-ndates või ootame 60-ndad ära või 65. sünnipäeva või et kuidas nagu, millal tähelepanu pöörata, et treenida näiteks oma aju kuidagi? Ja harjumuste kujundamise seisukohalt võiks ikka päris noorena alustada, et selles mõttes, et oleks harjumus olla tervislik ja olla harjumus, et ikkagi tegelda vaimsete tegevustega ka. Ja tulles selle päris alguse teema juurde tagasi, et tegelikult tõesti, et meil on mitte võib-olla väga tugevaid ja häid ja selliseid mitte vaidlustatavaid andmeid, aga siiski on päris palju andmeid kogutud selle kohta ka tõepoolest, et just need vaimset võimekust ja vaimset aktiivsust nõudvad tegevused ikkagi aitavad kaasa sellele, et me suudame säilitada oma vaimset võimekust ka vanemas eas. Ja seal juures kõiksugused suhtlemisega seotud
seotud tegevused on olulisemad, et kindlasti mitte nagu kodus üksi televiisori vaatamine, aga isegi ka lugemine ei ole nii kasulik võib-olla, kui tõesti nende ristsõnade või sudokude või lahendamine, rääkimata sellest, et minna kuskile seltskonda või kutsuda külalisi ja olla sellises seltskondlikus vestluses, see tõesti kõik aitab. Ja see üksindus ja selle isolatsioon, et see kindlasti ei aita kaasa sellele, et meie vaimne võimekus säiliks. No kuidas tundub, et kas meil üldse on kuidagi nagu piisavalt teadlikkust sellest, et kuidas oma suguvõsa eakamate ajutervist hoida, et kas inimesed nagu üldse tegelevad sellega näiteks, et suunatagi oma eakaid kuskile kohtumistele või et nad käiksid kuskil või et nad tegeleksid millegagi või et kas neid asju omavahel seostatakse? Ma arvan, et jaa. Aga siin on jällegi teatud nüansid, et ühed poolt, mida aeg-ajalt ka vanemad inimesed nii-öelda arstile räägivad, et igaühel on oma elu ja eks nad ikka lapsed käivad, aga eks neil on ju kõigil oma elu, mis on väga normaalne. Aga võib-olla tõesti, et vahel võiks siis soovitada ka, et see vanem sugulane, et ta liituks siis mõne klubiga või et ta oleks kuskil käia. Teisest küljest asjale vaadates, me peame seda ka alati meeles pidama, et see vaimne aktiivsus ja ka tegutsemine, sotsiaalne tegutsemine on reaalne ja võimalik siis, kui vaimne võimekus seda lubab. Ehk et ma tahan tulla lihtsalt selle näite juurde, et kui meil on olemas juba diagnoositud mingi mäluhäiredega kulgev haigus, dementsus näiteks, et siis see sundimine, et me nüüd sunnime jõugad inimest, et nüüd sa pead minema jalutama, nüüd sa pead seda ristsõna lahendama või sa pead nüüd seda või teist tegema, et see ei aita, et siiski me peame nagu meeles pidama ka, et see seos on tagurpidi alati ka kehtiv. Et kui vaimne võimekus seda kõik enam ei luba, siis me neid asju ka ei tee, aga kui me võtame tuimalt 2 gruppi inimesi, ühed, kes on siis vaimselt aktiivsed, teised, kes ei ole ja võrdleme nende vaimset võimekus, siis see on oodatav. Et vaimselt aktiivsetel inimestel on vaimne võimekus parem, aga see on tagurpidi seos. Mul on nagu meeles, et varem olid sellised uuringud, et kui oleme juba eakad, et siis enam ajus uusi ühendusi enam ei looda ja et ega inimene väga ei õpi enam midagi uut, et isegi see vana sõna on ju, et vana koer ja uued trikid on ju, et ega ta ei õpi, aga mulle tundub, et vist ikka päris nii ei ole, et võib ka kõrges eas mingisuguse uue oskuse õppida ja see võib päris nagu kasulik olla. See on, ma arvan, tänapäeval järjest rohkem, moes võib-olla ei kõle hästi, aga järjest rohkem populaarne. Et vanemas eas inimesed kuna me oleme palju tervemad, ka vaimselt mõttes palju tervemad, et siis väga paljud inimesed leiavad endale uue väljundi. Ja üllatavalt palju, ma mõtlen selles mõttes üllatavalt, et võib-olla noored ei taju, aga üllatavalt palju on ikkagi ka neid klubisid ja muid selliseid ettevõtmisi, kus ka vanemas eas inimesed saavad omavahel kokku, kus nad saavad omavahel suhelda, kus toimuvad loengud, võib-olla klubilised üritused, et võib-olla noorena tundub, et aega on nii vähe, et me ei suuda nagu keskenduda nendele igasugustele muudele tegevustele, aga tasuks ikkagi ka oma vanema sugulase pärast natuke vaadata, et on päris vahvaid ülikool vanematele inimestele ja muid selliseid seltse, kus tegutsetakse koos. Rääkimata võimlemisest, tantsimisest, mis kõik on ju tohutult hea ka emotsionaalse sellise vaibiga. Kas võib nii öelda, et praeguse aja eakad inimesed on parema ajutervisega, kui ütleme näiteks 50 aastat tagasi? Et kas me või läheb see asi nagu kuidagi nagu veel paremaks? Mõnikord ma natuke mõtlen, et kui räägitakse, et see pensioniiga järjest tõuseb ja et võib-olla me töötame surmani, kas me oleme võimelised selleks? No vot, et olles ise ka üks inimene, kelle pensioniga kuigivõrd edasi lükkus, et ma arvan, see on väga-väga kahe otsaga asi. Et selge on see, et nii kaua me peame tööl käima, seda vaimset võimekust me peame kasutama, meil on sotsiaalset suhtlemist, mida me kasutame, nii et kõik seda eelnevat juttu arvestades tundub, et see tööl käimine tegelikult aitab päris palju kaasa ka meie vaimse värskuse säilimisele. Ja on ka neid niisuguseid praktilisi näiteid, kus aeg-ajalt räägitakse ka, et nii kui inimene koju jäi, et siis ta jäi kuidagi ära või kuidagi passiivseks või ei tulegi enam kodust välja. Natuke sõltub ka, et kas inimene identifitseerib ennast läbi oma töö, eks ole?
Jah, aga seal on ka sellised pragmaatilised asjad, et vahel tuuakse ka seda näidet, et kui inimene käib tööl, siis ta ärkab hommikul ja käib võib-olla duši all ja paneb riided selga ja läheb uksest välja ja pärast õhtul tuleb koju, aga kui sa pensionile jääd, siis võib-olla ei lähe duši alla hommikul, siis võib-olla ei pane riideid selga ja siis võib-olla ei lähe kodust uksest välja. Ja kui see jätkub päris kaua, siis ma arvan väga vaikselt kaua. Tekib süke mandumine. Just, et siis, aga see on jällegi, et siin peab jällegi mõtlema, et siis tavaliselt arstid lähevad tagasi ka selle põhjuse juurde, et aga miks siis inimene tegelikult koduseks jäi. Et võib ka ju nii olla, et alguses tekkis just see vaimse võimekuse langus ja tegelikult see töö hakkaski käima üle jõu. Nii et neid erivariante on siin nagu päris palju. Aga kahjuks ma ei saa siin juures öelda, jah, et me peaks kõik 45 aastaselt pensionile saama, et rahulikult elada, et see vist ei ole ikkagi põhjendatud. Ja, minu vanaisa ja vanaema jäid pensionile 50-selt ja 55-selt ja neil lihtsalt sellised ametid on ju. Aga peab ütlema, et nende vaimne võimekus oli päris hea ka edaspidi, sest et nemad leidsid tegevust, et vanaisa mängis kirimalet ja vanaema luges väga palju ja tegutses aias, et nemad nagu nautisid oma pensioniga. Aga ma usun küll, et see võib tõesti nii olla, et kui sa näiteks elad üksiku inimesena kuskil korteris ja sa väga kellegagi ei suhtle, siis see pensionile jäämine ei ole parim asi, mis suga võib varakult juhtuda. Male on ka üks nendest asjadest, mida arvatakse, mis aitab hoida seda kognitiivset võimekust. Ja siis tervise poole korraks, et enne siin oli juttu sellest, et näiteks vererõhk ja kolesterool mõjutavad ka nagu aju tervist, et kuidas nad mõjutavad? Läbi veresoonte kahjustuse. Et seda ka juba varasemates uuringutes on näidatud üks osa sellest samast legendaarsest, nii-öelda sellest nunnade uuringust, kus esimest või üsna varakult näidati, kuidas kognitiivne reserv võib mõjutada väga-väga palju aastaid vaimset võimekust, siis teine pool sellest uuringust oli seotud ka nii-öelda selle veresoonte poolse tervise hinnanguga. Ja selgus, et jällegi, et need väga vanad daamid, kes surid, et selguski, et nende ajukahjustus kõikidest nendest erinevatest faktoritest, millest varem juttu juba oli ka, võis olla üsna ühesugune, aga kui kellelgi oli kaasuvana ka kerge veresoonte kahjustusest tingitud see niinimetatud mikroinsult või nagu me tänapäeval ütleme väikeste veresoonte haigus, siis nende vaimne võimekus oli nii halb, et nendel tegelikult oli diagnoositud dementsus. Nii et see, et me hoiame oma veresoonte tervis, on ka südameveresooned, need on ajuveresooned, et see on vähemalt sama oluline kui kõik muu, millest me rääkisime, tõenäoliselt on olulisem. Eakamad inimesed ka nagu magavad vähem, et kuidas nagu see vähene või siis selline, ma ei tea, niisugune õrnuni inimese aju tervist mõjutab? Meil on terve koolkond neurolooge, kes usub, et just une ajal teatud muutused, mis peajus tekivad, et nii-öelda puhastuvad tagasi või puhastuvad välja. Ja siis nad sageli ka toovad näiteid kuulsatest inimestest, kelle uneaeg on väga lühike olnud ja kes siis elu lõpus tõesti, et neil oli mingi mäluhäiretega kulgev haigus, et näiteks proua Thatcherit tuuakse vahetevahel välja, kuna tema olevat väga suure põlgusega suhtunud inimestesse, kes pikalt magavad. Aga jällegi, et jällegi paneme ikka kõik konteksti, et ega siis sellel une ajal, seda peab ka natuke võib-olla vaatama esiteks, et sageli jällegi, et kui ei ole sellist koormust, võib-olla füüsilist vaimset koormust ja kui see uni ei ole mitte piiratud, vaid piiramatu, see aeg, kui palju me magada saame või tahame, on piiramatu, siis sageli me näeme ka, et võib-olla inimese enda kaebused on rohkem väljendunud, kui reaalne uneaeg tegelikult on. Et pigem jääb mulje, et inimene magab halvemini ja lühemalt, aga kui me võib-olla objektiivselt kõrvalt vaatame, siis selgub, et tegelikult seda uneaega tuleb päris palju. Ja kindlasti tuleb arvestada vanema seas sellega ka, et kui ka päeval on sellist paar tundi sellist tukastamise aega, et see läheb ju ka uneaja sekka siiski. Räägime siin, ma hakkasin korra mõtlema vahepeal, et me neid Tarkkarst taskus saateid oleme päris palju teinud ja me oleme erinevaid terviseprobleeme siin võtnud fookusesse ja igas saates me tegelikult jõuame nagu selliste ühtede ja samade baasasjadeni, et kui me tahame olla üldises mõttes tervemad, siis toitu hästi, maga hästi, anna oma ajule tegevust ja liigu korralikult, et need põhiasjad on siis ikkagi nagu üldtervise puhul alati samad.
ja ka ärge unustage tablette. Et see on väga oluline, et seda nüüd on juba ammu tõestatud, et isegi sel juhul, kui arst on määranud, ma ei tea, 6 erinevat tabletti, et ei pea muretsema selle pärast, et mis need 6 erinevat tabletti minu kehaga kõik teevad ja kõik on umbes, nagu vahel inimesed ütlevad, keemia. Tegelikult see on tõestatud, et kõik need väga erinevad ravimid, mida soovitatakse, igaüks teeb oma asja ja see kõik kokku ongi toonud meid sinna, millest me täna räägime, et me elame kaua, me elame tervetena, meil on väga palju vähem igasuguseid haigusi, südame-veresoonkonna haigusi võrreldes sellega, mis varem oli ja see on ka peamine põhjus, miks me elame kauem. Nii et selles mõttes see igapäeva ka arstiga koostöös oma tervise jälgimine ja teatud ravimite võtmine, mida soovitatud on, et see on ülioluline ja isegi võiks öelda, natuke võib-olla paradoksaalselt, et natuke olulisem on võtta neid ravimeid, mille efekti me ei tunne. Ja me ei saa aru, kas me oleme ravimeid võtnud või mitte, enesetunne ikka täpselt sama. Aga pikas perspektiivis on just need nii-öelda salaja või mitte tuntavalt toimivad ravimid, nad võivad olla olulisemad pikas perspektiivis, kui võib-olla mingi peavalu puhul sisse võetud valuvaigisti. Päris palju müüakse ka selliseid vitamiine ja toidulisandeid, mõne kohta öeldakse isegi, et ajuvitamiinid, et kas see on rohkem nagu psühholoogiline tugi või näiteks on omega-3 ka päriselt kasu? Ma kardan, et meil ei ole teaduslik andmeid selle kohta, et ükski nendest aitab ja ka peaaju teatud haiguste korral need ravimid, mis olemas on, vähemalt esialgu, nad on üsna tagasihoidliku efektiga. Mõnel inimesel on kuidagi nagu lihtsam elu ja mõnel on elu täis muresid, et kas selline pidevas vaimses stressis elamine hoiab meie aju pigem tegusana või pigem kurnab teda? Ma arvan, et selle kohta ei ole teaduslikke andmeid. Nii et me ei oskagi seda öelda, me ei teagi seda. Päeva lõpus üks asi on see, kui me praegu räägime sellest, mis meid ootab 70, 80, 90 või 100 aastaselt ja teine asi on see, mis täna toimub, et loomulikult, et kõik inimesed ei ela 100 aastaseks, et me anname sellest ju endale aru, nii et igal juhul me peame mõtlema ka igapäevaselt selle peale, mis on meie tänase päeva elukvaliteet ja selge on ka see, et mida vanemaks me saame, seda rohkem, seda olulisemaks muutub just igapäevase päeva elukvaliteet võrreldes siis sellega, millele me panustame, et 20 või 50 aasta pärast parem on. Nii et selles mõttes igal juhul selline stress, mis ei ole ravitud või ei ole ka nagu korraldatud või millega ei ole tegeletud, loomulikult see mõjub tervisele halvasti. Kui ma ise jälgin ennast ja oma tervist, et kas on mingisugused sellised minu aju tervisega seotud asjad, mida ma peaksin panema tähele, et ma ise oskaksin minna õigel ajal arsti juurde? Ma arvan, et üks oluline nüanss kindlasti on mõista ka seda, et on terve rida sümptome, mida inimesed väga hästi tähele panevad, aga mis ei viita mitte mingisugusele haigusele. Kas või näiteks see, et me räägime mingist näitlejast ja nimi ei tule meelde, ühe minuti pärast see nimi tuleb uuesti meelde või tõepoolest nagu need eelmised näited olid, et hommikul on võimatu leida seal, ma ei tea, korterivõtmeid või autovõtmeid või isegi kuni selleni välja, et pargid auto ja enam ei mäleta absoluutselt. Seda juhtub ju kõigiga. Seda juhtub absoluutselt kõikidel. Ja neid teatud nüansse, mis on normaalne unustamine, et need on väga-väga palju välja toodud ja võib-olla siin soovitus pigem on see, et kui on kõik need erinevad väikesed või ka natuke rohkem väljendunud tavapärase unustamise mustriga seotud asjad, et sellele ei tasuks liiga palju tähelepanu pöörata ja sellest veel täiendava stressi ennast ei ole mõtet nagu ajada, et pigem tuleks sellesse suhtuda huumoriga, et ma ei tea, kas kõige parem nali siia juurde kindlasti tingimata on öelda, et ma hakkan kohe dementseks jääma, et võib-olla see negatiivne tagasiside ei ole siin kõige parem, aga huumoriga võib ikka suhtuda, sest selle taga lihtsalt on hajameelsus. Inimesed on lihtsalt hajameelsed, et mõtted on mujal, pargid auto, mõtled juba, ma ei tea, kas kodu peale või mõtled selle peale, kuidas tööl läks või mõtled selle peale, kuidas võimalikult ruttu need asjad sealt poest kätte saada.
ja lihtsalt unustad tähele panna, kuhu see auto pargiti. Ja ma tean ka 20-aastast inimest, et muidu tegus ja tubli, aga pass jäi lennukisse, arvuti jäi autosse ja telefon jäi rongi. Nii juhtub kogu aeg, et see on normaalne. Räägime veidi peavaludest ka. Ma tean päris mitmeid eakamaid inimesi, kes ütlevad, et noores põlves mul olid peavalud, siis pärast menopausi kadusid nad ära ja nüüd päris kõrges eas hakkas uuesti pea valutama, et millest see võib tingitud olla? Migreen on selline peavaluliik, mis tõepoolest enamasti algab nooremas eas, aga mitte alati, et ta võib väga erinevas eas alata. Ja migreeni eripära on siis see, et tekivad ühesugused, nagu meie ütleme siis stereotüüpsed hood. Nad võivad natuke erineda, aga enamasti ühel inimesel on nad üsna ühesugused. Ta tunneb ära, kui tal migreen tuleb. Just. Ja tõesti, et see, kuidas elu jooksul need migreenid muutuvad, see on individuaalne, aga võib olla tõesti ka nii, et tekib kui neid migreen on väga-väga harva. Aga mis teeb migreeni natuke nagu salakavalaks kõrgemas eas või vanemas eas on see, et migreeni iseloom võib muutuda. Ja kui varasemalt näiteks inimesed olid väga klassikalised atakid, siis hakkas silmes virvendama, siis hakkas pea valutama, hakkas iiveldama, valgus oli liiga ere, helid olid liiga tugevad ja võib-olla lõhnad häirisid, siis vanemas eas võib olla hoopiski teistsugused atakid või hood, näiteks, et hakkab pea ringi käima ja tekib see üldine niisugune õudne, jõuetu, raske tunne ja kuskil kuklas on tuim peavalu, mida esialgu selle väga-väga halva enesetunde foonil ei pruugi isegi nagu märgata. Ja esialgu tekib täiesti õigustatud, et hirm, et mis muga toimub. Tundub, et on täitsa uus valu, aga tegelikult on uues kuues migreen tihti peale. Just, et lihtsalt peabki vaatama ja kui need hood on kordunud, et siis hakkab see pilt selginema. Aga väga sageli esialgu, aga taaskord, et ega ma kindlasti ei taha öelda, et kui esimest korda elus tekib mingi täiesti uus terviseprobleem ja siis ei tohi arsti juurde pöörduda, et nagu nii on migreen, kindlasti mitte. Ikka tuleb arsti poole pöörduda ja kui on väga nagu hull või väga raske hoog, et siis kindlasti võib kiirabi kutsuda. Aga sageli me näeme siis pikemas perspektiivis, et need hoogude iseloom muutub, ega nad sellepärast vähem piinavad ei ole. Sest et tihtipeale on ka niiviisi, et inimene, kes ootab seda suurt peavalu ja iiveldust, on täiesti segaduses, kui selle peavaluga, mis polegi enam nii suur, näiteks kaasneb väga suur selline pööritus, et ei saa enam püsti ollagi üleüldse, et ja siis tundub, et on tegemist mingi päris uue asjaga. Aga ega ei teagi. Võibki olla, jah? Võibki olla, et seda kindlasti, esimene kord kindlasti ma ei soovitaks või seda nagu ei tohiks tegelikult nagu automaatselt migreeni alla liigitada, et enne peab ikka vaatama, millega tegemist on. Eakatel inimestel on päris palju ravimeid tihti peale ja eks nad ole enamasti niimoodi välja kirjutatud, et neil ei oleks mingeid veidraid koosmõjusid või et ei oleks suuri kõrvalmõjusid, aga need võivad ju põhjustada ka peavalu, et kuidas saada nagu aru, et see on nüüd ravimitest põhjustatud peavalu? Ravimid põhjustavad ikka üsna harva peavalu. Et ei pea selle pärast muretsema? Ei, et peavalu üldse on selline sümptom, et mis on, mida peetakse väga paljude asjade, viitaks väga paljudele terviseprobleemidele, et väga klassikaliselt arvatakse, et peavalu viitab kõrgele vererõhule, aga see on nüüd küll juba väga-väga ammu ümber lükatud, et inimene oma vererõhku ei tunne. Et on pigem vastupidi, pea hakkab valutama, inimene hakkab muretsema, siis tal läheb natuke aega, siis ta leiab oma vererõhuaparaat ja tõesti, et kui ta vererõhku mõõdab, vererõhku ongi kõrgem. Aga see on sellepärast, et ta hakkas muretsema ja ta tunneb valu, et valu tundmine ka, eks ole, põhjustab vererõhu tõusu. Et kõik need uuringud, mis on tehtud nii, et inimene ei tea, mis ta vererõhk on, et siis on näidatud ka, et enamuste peavalude ajal vererõhk ei ole kõrge. Ja sama on tablettidega ka, et eriti veel, kui inimene on see nii-öelda peavalutaja tüüp, et siis päris raske on teinekord aru saada, et kas see peavalu, mis inimesel ongi tema siuke tavapärane peavalu, või siis tõepoolest, et mingi uus ravim on soodustanud selle teket, et see ei ole alati nii üksühene. On inimesi, kellel peaaegu kogu aeg pea valutab, et kas see mõjutab sellist nagu ajutervist või ajuvõimekust ka, ma ei tea, näiteks mingi kognitiivset võimekust, tema mälu? Tänapäeval enamasti need inimesed, kellel on sellised väga sagedased peavalud, et enamasti on nendel migreenid. Ja tänapäeval me ikkagi ju
nagu ei aktsepteeri seda. Valutalumist jah, et nagu ma vahetavahel ka siis küllalt raskete migreenidega patsientidele ütlen, et me ei saa alla anda ilma võitluseta, et ikkagi peab tänapäeval on päris palju erinevaid ravimeid, mida me kasutada saame, et meie Tervisekassa kompenseerib ka väga moodsaid ravimeid, mis on väga hästi talutavad, nii et kindlasti on vaja kõigepealt ikkagi proovida neid erinevaid lähenemisi, et peavalude sagedust vähendada ja siis kindlasti peab vaatama ka seda, et ka see peavalu enda see hooravi oleks ka paigas ja ka vastaks ikkagi kaasaegsetele soovitustele. Millised oleksid need peamised soovitused, et oma aju vananemist natukene pidurdada? Kui meil mingi 3 olulist asja välja tooksime, mille kuulaja võiks meil kõrva taha panna tänasest saatest? No esimese asjana ma saadaks ikka kõik inimesed arsti juurde, et tervis kontrollima, sest kahjuks või õnneks, et ehkki need võib-olla pehmemad väärtused ja lähenemised, mis me siin rääkisime, ka kognitiivne aktiivsus ja sotsiaalne aktiivsus ja sudokud ja kõik muu selline, kindlasti seal on toetus sellele, et see aitab aju tervist hoida, aga need andmed on nõrgemad ja ka see mõju on palju nõrgem kui see, et inimese vererõhk lihtsalt on korras ja samuti need kolesterooli väärtused. Nii et esimese asjana ma soovitaksin kindlasti tõesti pöörduda arsti juurde. Teine on selline üldine, mis elukvaliteedi niikuinii parandab, et sotsiaalne suhtlus, et see on ju teada. Ja võib-olla rõhutaks ikkagi ka seda tööl käimist, et kui ikkagi on mingi selline töölõik, mis on meeldiv, mis on vastuvõetav, siis selline väike töö, nagu tänapäeval öeldakse amps, et ka vanemas eas, ma arvan, et see on väga-väga kasulik. Mulle tundub, et meie ühiskond tõenäoliselt liigub selles suunas, et vanemaealised inimesed saavad niimoodi nagu natukene tööl käia, kui neil seda täistöövõimekust enam ei ole. Või tahtmist. Jaksu ka ei pruugi olla. Ja, aga ma arvan, et see on üks selline, võib-olla me oleme ajalooliselt harjunud ka natukene, mitte just seda halvustama seda tööl käimist, aga ütlema, et jälle peab minema, aga siiski me peame ka tunnistama, et tööl käimisel on sotsiaalseid aspekte, mida kuskilt mujalt nagu ei saa. Et kas või eneseteostus, kas või suhtlemine töökaaslastega, teatud väga paljude töödel on ka suhtlemine teiste inimestega ja see on ju kõik see, mida me sealt kodus telekadest kuidagi kätte ei saa. Et rääkimata siis väiksest majanduslikust toest. Nii et selles mõttes võib-olla võiks soovitada kolmanda, üks on siis tervise eest hoolitsemine, teine on sotsiaalne suhtlus ja kolmas võib-olla võiks olla see, ma ei oska öelda, vanaduse planeerimine või natukene selle läbimõtlemine, et mis on need asjad, mis mulle eluaeg meeldinud on, et nüüd on see aeg käes, kui ma saan kõike seda teha. Ma juba praegu mõtlen, et mul on lapsed suureks kasvanud, et mida ma nüüd kõike teha saan. Just, et kõige tähtsam on elukvaliteet. Aitäh täna stuudiosse tulemas, neuroloog Katrin Koross-Paju ja hea vaataja ja kuulaja. Meie seekordne saade on lõppenud, aga Tark arst taskus on peagi taas eetris. Kõike head ja kohtumiseni. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.